Väga karm. Reie saab kohe krampi tõmmata. Aga samas 3 kiltsa lõpuni peab ära kannatama. Väga hull. Erki kärrib mind praegu. Täpselt niimoodi lõppes üks minu suurimaid ja raskemaid katsumusi. Kuid kuidas see kõik alguse sai? Jooksmine peaks olema üks kõige kergemaid ja lihtsamaid viise, kuidas parandada enda füüsilist ja vaimset vormi. Just selle ma kavatsengi proovile panna järgneva 30 päevaga, hakates treenima enda elu esimeseks täispikaks maratoniks. Et see katsumus ometigi liiga kerge ei oleks, siis ma olen võtnud endale eesmärgiks läbida see maraton alla 4 tunni. Ehk siis keskmine kilomeetri aeg peaks olema selline 5 minutit ja 40 sekundit, ehk siis päris paras katsumus. Kuna tavaliselt inimesed treenivad selleks lausa aastaid ja minul on selleks kõigest 30 päeva, siis ma pean endale paika panema päris korraliku plaani, et näha, kas see üldse on võimalik nii lühikese ajaga maraton läbida. Nimelt ma olen viimased paar kuud juba hommikujooksu niikuinii endal rutiinis sees hoidnud, kuid nüüd järgnevateks nädalateks võtsin ka eesmärgi iga nädal teha üks pikem jooksutiir, et sellega enda vorm natukenegi rohkem ette valmistada. Eks ta igal juhul saab paras katsumus olema, kuid ma kavatsen ennast proovile panna ja võtan teid sellele teekonnale kaasa, et näidata, kas selline asi on üldse võimalik. Ega pikka juttu ei ole, ma ei saa siin kaua lobiseda. Soojendustreeniks maha, läheb teeb enda esimese jooksutiiru ära juba. No nii, esimene jooksutiir tehtud. Tuli isegi natuke oodatust kergemini, et tempo püsis ilusti hetkel alla siis maratoni arvestus. Ehk siis niimoodi edasi pannes saab ju täitsa alla 4 tunni joostud. Kuid ega ta ikkagi kerge ei olnud, kuna tegelikult põlvedesse lõi päris korralik valu. Kuna ma kaalun ikkagi oma 90 kilogrammi ja ma vaatasin, et klassikaliselt sellised maratoni jooksud kaaluvad 55-60 kilogrammi, et mul on omajagu ikkagi raske. Aga kuna siit kõrvalt on ka eesmärk samas jõutreeningut teha ja ka kulturismivõistlusteks treenida, siis ega ma väga kaalu alla ei saa ka võtta. Ja kes on vähe terasemalt mu videoid jälginud, siis siin sama maja nurgal lõpetasin ma enda 100 000 sammu challenge'i. Ja siis ma lubasin minu arust, et enam ma sellist lollust ette ei võta, aga siin me oleme, ennast tuleb vahepeal proovile panna ja vaatame, kuidas see teekond siin kulgema hakkab. Kuna mul on seekord päris ambitsioonikas eesmärk, siis peab taaskord ka ettevalmistus sellele vastav olema. Jooksmine nõuab päris palju energiat ja kuna mul on ka kõrvalt päris rasked jõutreeningud, siis ma pean eriti hoolikalt valima, mida ma endal sisse söön. Toit on kütus meie kehale, seega mida kvaliteetsem toit, seda parem kütus, seda rohkem ka energiat. Selle tõttu olengi ma endale paiku pannud paar reeglit, mida siin järgnevate nädalate jooksul siis jälgima hakata. Esiteks kavatsen ma suurema osa enda toitudest ette meal preppida ehk siis varakult ette valmistada, et mul oleks võimalikult vähe siis enda eesmärgist kõrvale kalduda ja teha natuke kehvemaid valikuid, kuna mul ei olnud võib-olla toitu ette tehtud. Teiseks olen ma paika pannud endale kindlad makrod ja kaloraaži, mida siis jälgida, et oleks võimalikult vähe variatiivsus selle osas, kuidas mu keha kõigele reageerib ja teaksin täpselt, mida ma endal sisse söön ning kui palju. See annab mulle ka võimaluse järgnevate nädalate jooksul teha muudatusi vajadusel. Pigem on eesmärk enda kaalu hetkel hoida, et ta siit järk-järgult ei tõuseks. Muidu ma teen endal lihtsalt jooksmise maru raskeks sellega. Eriti hoolikalt jälgin ma just enda valgu täituvust, kuid raskematel jõutrennidel või siis ka pikematel jooksudel neil päevadel kavatsen ma natuke rohkem rõhku panna süsivesikutele, et täita siis enda glükogeenivarud korralikult. Ja siit ka nõuanne teile, et mida suurem on teie eesmärk, seda olulisem on ka see toit, mida endale sisse sööte. Kuna mida kvaliteetsem kütus, seda suurem võimalus, et jõuate ilusasti enda eesmärkideni. Teine jooks tehtud omadega. Kõvasti raskem oli seekord, kui ma oleks osanud oodata. Et pidin tegema päris mitu sükest jalutamispausi ja ta annab tunda, et ma olen see nädal teinud ka tegelikult 3-4 päris rasket jõutreeningut ja tegelikult ka eile oli veel jalapäev. Nii et selline treening kahjuks omavahel kokku ei lähe. Ma soovitan teil ka, et kui te valite endal mingi eesmärgi, valige üks asi, töötabki selle nimel, mitte 2 asja korraga. See teeb see mõlemad treeningud päris palju raskemaks. Kõige hullem on see, et see jooks hakkas päris korralikult põlvedele mul seekord, ikka päris valusaid need viimased kilomeetrid. Et hetkel tuli kokku ainult 13 kilomeetrit, kuigi plaan oli teha isegi natuke rohkem, aga otsustasin selle kasuks, et pigem võtan see natuke rahulikumalt ja saan järgmine kord juba teha vähe pikema tiiru. Nimelt mul ongi ainult 2 sellist pikemat jooksu veel plaanis ennem seda, kui maratonipäev käes on, nii et eks me näe, kas see üldse on võimalik alla 4 tunni joosta. Ilmselt ära suudan ma ta vast ikka teha.
No nii, siin me oleme, käes on järjekordne pika jooksupäev. Pean mainima kahjuks, et viimased 3 hommikut olen hommikujooksu laiskuse tõttu üle lasknud. Nii et ma arvan, et tänane saab selle võrra kohe kindlasti raskem olema, et väike paus on sees, aga pole midagi. Üritan teha täna enda kõige pikema jooksu, ehk siis sihin kuskile sinna poolmaratoni kanti. Ja eesmärk on lihtsalt hoida rahulikku maratoni tempot, et sellega lihtsalt ära harjuda. Et olengi märganud enda hommikujooksude puhul ka, et ma kipun seda tempot lihtsalt tõstma natukene. Täna on muidugi kõige palavam päev jooksuks, juba higistan, pole jooksma hakanud, see on alati hea märk, aga ei ole midagi, võtab tempo sisse ja paneb ajama. No nii, aga täitsa ellu jäin. Kokku jooksin 22 kilomeetrit, see oli mu elus ilmselt 2. või 3. kord, kus ma läbisin siis poolmaratoni distantsi. Selles suhtes võib endale juba uhke olla, et vähemalt mingi saavutus on täidetud, kuid paar nädalat on siin veel jäänud maratonini, ega pikka pidu pole enam. Ilmselt ühe pika jooksu saan veel siin korralikult sisse teha ja see võiks ka olla siis vähemalt, ütleme, poolmaraton. Et seda ma umbes siis sihtima lähen. Ja ütlen ausalt, et see jooks oli tegelikult ikkagi päris raske täna juba, et need viimased kilomeetrid oli korralik kannatamine. Et see tempo hakkas vaikselt langama, suutsin ilusti veel maratoni tempost kinni hoida, kuid eks me näe, mis seal 42 kilomeetri peal saama hakkab. Üks asi, mis ma aga pean endale jällegi taaskord meelde tuletama, on see, et ei tasu enda rutiinidesse auke jätta. Et kuna ma siin 2-3 päeva ei jooksnud, siis selle võrra oli tänane jooks kohe kindlasti palju raskem. Et mida järjepidevamalt enda harjumusi teha, seda kergem on neid ka edaspidi jätkata. Et kohe kui väike auk sisse jätta, siis vea ennast uuesti välja, ei ole enam nii kerge. Kes aga võib-olla tunneb rohkem huvi selle vastu, et kuidas ma neid enda katsumusi ja challenge'id teen, siis kindlasti hakka mind ka Instagramis followma, et seal ma jagan vähe tihedamini enda progressi, samamoodi kõik enda jooksudistantsid on seal mul üles pandud. Viimased päevad maratonini jäänud. Täna tegin enda viimase pika jooksudistantsi, kokku tuli siis taaskord 22 kilomeetrit ja tempo oli üllatavalt hea. Et alustasin küll natuke liiga kiirelt, et tempo hakkas lõpus langema, kuid siiski lõpuni suutsin selle ilusti ära hoida. Peale jooks olin küll täiesti läbi omadega, nii et ma ei kujuta ette, mis siis saama hakkab, kui ma pean 2 korda pikema distantsi läbima, aga ei ole hullu midagi, saab veel viimased päevad siin natukene taastuda ja ehk on täitsa tehtav isegi. Jooksupäeval endal on mul plaan teha seda koos ühe enda väga hea sõbraga, koos peaks ikka kergem kannatada olema. Et tema on küll varem maratoni jooksnud, minu jaoks on see esimene kord, aga ka tema ei ole seda kunagi alla 4 tunni jooksnud, nii et ehk koos me seda suudame ja teeme mõlemad elu parimad ajad. No nii, viimane päev enne maratoni veel jäänud ja kuna homme tuleb päris korralik katsumus, siis ma pean ka päris hoolikalt jälgima, mida ma endal täna sisse söön. Kuna suurim energiaallikas maratoni vältel on just glükogeen, siis selle tõttu üritan ma täna enda kaloraažist umbes selline 70% vähemalt süsivesikute arvelt sisse süüa. Ja kuna päev enne maratoni ja üldse selliseid suuremaid võistlusi ei ole mõtet hakata uute toitudega testima, siis täna ma teen kõige klassikalisema kanapasta. Saan korralikult pastat süüa, pluss tegelikult saan ka valgud täis, kuna läheb ka päris usinasti kanafileed siia sisse. Et samamoodi valkude jälgimine minu jaoks ikkagi oluline, kuid päev ennem sellist suuremat võistlust on süsivesikud pigem esikohal. Täna ma otseselt enda kalorasest kinni ei pea, pigem söön sellest natukene üle, et saada kindlasti endal nende energiavarud täis ja kindlasti panen ka päeva jooksul palju rõhku vee tarbimisele. Selleks ma olen valinud endal Devini mineraalvee, kuna need mineraalained aitavad kindlasti ka homsele suutlikkusele natukene kaasa ja loodetavasti ei lähe lihased nii ruttu ka krampi. Pasta on hea kindel variant, kuna seda on mugav teha ja kiire kokku panna, pluss tegelikult ta läheb ka päris kergesti alla. Nii et ilmselt ei ole ka seidimisega probleeme, homseks ilusti energiavarud täis ja teeme enda elu parima jooksu. Kui söök on valmis, siis algselt oli plaan minna teha ka väike jooksutiir, et jalad soojaks saada täna, kuid kuna ma tunnen ennast natuke tõbiselt, kurk on valus, kerge nohu, siis ma ilmselt jooksutiiru jätan ära, kuid lähen käin jala, et ju toon enda maratoni numbri ära. Et siis on homme natuke vähem sagimist sellega ja saangi tulla juba koju, ennast homseks välja puhata. Sain lõunasöögi ilusti valmis. Päris korralik ports tuli, et lisasin siia ka natuke riivjuustut, need kalorid veel üles lükata. Kokku on siin 1450 kalorit, mõne pere jaoks siuke nädala ports, aga söön selle ühe toidu korraga siin ära ja õhtuks söön veel midagi sarnast, aga sinna panen siis juba natukene vähem sellist valguallikat, et siia läks praegu päris palju kana. Lisan ka makrot siia külje peale, aga mis siis, et ports on suur, ma olen täiesti kindel, et homme ma kulutan selle kõik ära ja läheb õigesse kohta. Söön portsu ära ja siis võtan veel õhtu rahulikult puhkamiseks, et homseks energiat koguda. Vähem kui 24 tunni pärast on jooksuga juba asi ühel pool. Stardinumbri sain kätte, loodan, et see on seekord mu õnnenumber. Kahjuks eilsest õhtust saadik on mul juba ainult enesetunne natukene kehva, et vist olen külma saanud, aga ma lasen sellest ennast heidutada. Võtan tänase õhtu veel puhkamiseks, lähen söön korralikult kodus õhu täis
ja siis saab homme juba jooksu nautima tulla. No nii, jooksupäev on käes lõpuks, kaua oodatud 42 kilomeetrit. Täna saab tehtud, saab seada sihi uutele eesmärkidele, aga kuskil poole tunni pärast on start juba. Esimesed jooksusammud said tehtud. Praegu on samm üpris kerge, vaatame, mis ta siin paari tunni pärast on. Et ma teen veel kiire soojenduse, nagu näha, ilm ei ole väga palju lubav, aga võib-olla ongi siuke hea jahutus, pigem positiivne. No nii, vihm on järgi jäänud, viimased 10 minutit veel stardini, soe on sees, natuke veel võimeldasin. Plaan on tegelikult ühe sõbraga koos joosta, koos on alati kergem. Ainuke mure on see, et tema on stardikoridoris B, mina olen D. Nii et ma pean ta siin segasumma sobilas kõigepealt üles otsima. Aga õnneks siin on olemas pacemakerid õhupallidega, nii et ma kavatsen selle ühe õhupalli üles leida ja saame seal all kokku, nii et kohe-kohe on minek. No nii, start on antud. Esimene kilomeetri rahva seas. Üritan kõigepealt sõbra Erki üles leida. Vaatame edasi. Nii, Essa kilt tehtud. Tempo praegu 5.00. Natuke olen ajast ees, ma loodan, ma sellega endal karutäinet ei tee. Ennast kotti ei jookse. Aga üritan sõbra kätte saada. Saab veits rahulikumalt edasi panna. Et ainult 41 korda nii palju veel. Pole hullu midagi. Esimene eesmärk täidetud. Sõber on kinni püütud, tiimiliikmed koos. Nüüd tuleb 4.00 õhupalliga lihtsalt kokku hoida, ei midagi rasket. No nii, 10 kiltsa tehtud. Tempo on 5.18. Ilusti graafikus praegu. Praegu on üllatavalt kerge. Vihmane ilm pigemisi käitub kaasa, kui et parem kui palav ilm. Aga vaatab, kuidas 10 kiltsa pärast on. No nii, 13 klikki joostud. Põlved hakkavad vaikselt tunda andma. Aga õnneks saan kohe vist valuvaigiste sisse, nii et äkki see aitab natuke kaasa. Kus enesetunne on? Praegu väga hea. Nii tuleb ilusti olema 4 graafikus. Võib-olla tuleb esikoht ka meile. Väike keelipunkt, 20 kiltsa. Ehk on voogu juurde. Praegu on üllatavalt hea tempo. Pool jäänud. Võtta mu toks. 21 kiltsa joostud. Keskmine tempo on 5.15, 3.45. Õhupall paistab ka. Vaikselt saame kätte. Nii, 29 kiltsa, 1/3 jäänud praktiliselt. Ütleme nii, et hakkab vaikselt tunda andma. Vastupidavus on hea, aga lihased ja põlved annavad tunda. Aga ei ole hullu midagi, kannatab ära. Nii vähe jäänud. Tunni aja pärast on tehtud. Saab nautida. Head paremat süüa. No nii, 8 kiltsa jäänud. Vaikselt läheb raskeks küll, aga tegelikult on nii vähe jäänud, et ega see töö ei ole asjata tehtud, mida lihtsalt kannatada. Praegu olen minusti 3.45 tempos ja kui sellest lihtsalt kinni hoiab, on juba elu parim aeg mõlemal. Teed annavad korralikult tunda, aga eks olekski igav, kui kerge oleks. Meil on 7 kiltsa jäänud praktiliselt. Vaikselt kisub asi väga raskeks, aga koos kannatab ära. Üksi ma ei ole kindel, kus ma praegu püsiksin, aga koos on kõvasti kergem. Üldse see mees siin kõrval mul poole aastaga 9 kilo alla võtnud. Mulle kui treeneri on ülikõva eeskuju, nii et ega siin ei jää muud üle, kui kannatame koos lõpuni. Teeb mõlemad elu parima aja. Olen niisama seda vaeva nähtud. Alla tunni jään, nii et siis saab juba elu nautida puhata jälle. No nii,
4 klikki lõpuni. Pole nagu midagi. Raske on küll tegelikult. Mul annavad reied tunda. Kohe hakkab krampi viskama, aga ei. 4 kiltsa kannatab ikka ära. Väga karm. Reielihas saab kohe krampi tõmmata. Aga samas 3 kiltsa lõpuni peab ära kannatama. Väga hull. Erki kärrib mind praegu. Meeldivad kirjad. No nii, aga jooksuga ühel pool. See lõpp oli ikka ülemäära karm, et üksinda ma seda kindlasti teinud ei oleks. Et ma suutsin Erkist kinni hoida, niimoodi saime ajaks midagi alla 3:45, täielikult enda eesmärk ületatud. See oli üks raskemaid katsumisi, mis ma teinud olen, aga see oli igati väärt seda, et ei tasunud ka alla anda. Nii et tuleb endale teha eesmärgid seada, plaanis kinni hoida, kõik on tehtav. Et kui teil on ka tahtmine, kas ennast lihtsalt vormi saada, turismilavale minna, maraton läbida või kas või kuu peale sõitis, võtke lihtsalt ühendust. Annan endast parima, paneme plaani paika ja saavutame kõik teie eesmärgid. Aga kohtume juba järgmistel katsumustel. No nii, aga tehtud ta saigi. 2 päeva maratonist möödas. Olen jõudnud natukene taastuda, kuigi eile hommikul veel ärkasin selle peale üles, et põlved valutasid. Et valu peale ärkasin üles ja liikumine on olnud väga vaevaline, täielik puujalg. Täna teisel päeval on juba natukene parem, olen saanud kõndima, sääred teevad veel väga hullu valu, aga eks ole loomulik ka, läbisin ikkagi 42 kilomeetrit. Tulemuse osas pean ütlema, et see oli midagi enneolematut, mida ma ei oodanud. Et eesmärk oli joosta vähemalt 4 tunniga, kuid lõppajaks jäi siis hoopis 3 tundi ja 43 minutit. Ehk siis omajagu kiiremini sellest, mis oli eesmärgiks seatud. Eks korralik ettevalmistus oli tehtud, kuid siinkohal pean pigem tänama enda head sõpra Erkit, kellega ma koos jooksin, kuna see tegi asja kindlasti palju kergemaks. Et ma kardan, et üksinda oleks ma seal kuskil mõnel hetkel alla andnud, aga tänu sellele, et me olime kahekesi koos, sundisime, motiveerisime üksteist natukene edasi pushima ja tänu sellele tegime ka mõlemad elu parima maratoni aja. Siinkohal ongi oluline mainida, et leidke endale kõrvale inimesed, kellel on samad eesmärgid, sama kõrged sihid ja koos on palju kergem neid asju saavutada. Muidugi ma olen ka väga tänulik kõigile neile, kes olid raja ääres, kes meid toetasid, kes meid motiveerisid, et ka teie tegite väga suure töö ja aitasite selle tulemuse saavutada. Nagu näha, siis kõik eesmärgid on täidetavad, kui seada enda realistlik eesmärk ning panna paika ka sobiv plaan, siis tegelikult pole ühtegi asja, millega hakkama ei peaks saama. Ma võtan endale nüüd küll paar päeva puhkamiseks, kuid siis uued eesmärgid on juba seatud ja saab hakata vaikselt nende poole siis teekond alustama. Aga kirjutage teiegi siia kommentaaridesse, millised on teie võib-olla sellised suurimad eesmärgid, vahet ei ole, kas see on sportlik või mitte ning mis samme te olete võtnud siis selle täitmise poole. Ja kui teile see video meeldis, siis kindlasti hakake mind jälgima nii Instagramis kui ka YouTube'is, et ka tulevikus sarnaseid katsumisi näha ja näha, millega ma ennast järgmisel korral juba otsustan proovile panna. Seniks aga olge aktiivsed ja kohtume juba järgmises videos.